tühjas garaažis. Jah, autot pole, ainult jupid taamal. Ei, tegelikult ei ole nii hullu midagi. Täna siis teeme natuke teistsuguse episoodi või? Teeme review jälle. Jaa, need on populaarsed meie kanalil. Siukese review, mida te ei oska isegi arvata, et need mehed on täitsa hulluks läinud siin. No räägi, mis lolli sa tegid siis. Ei, ma veel ei räägi, aga ühesõnaga kiire ära sinna taha anti kohe alguses siis. Ja siit ei ole näha. Väga hea. Et Audi on siis võistluskonditioonis, väikesed upgrade'id Edra võistluseks. Paneme alla seekord tuleme Racing Sumpsiga külje pealt välja. Seda ma arvan, et te olete juba näinud, kui me käisime Harri juures tegemas ja kui ei ole näinud, et siis peaks vaatama meil videot, üleilmist videot. Ja vahetasime ära Geneka, kuna meil tundus, et kergelt jääb voolu puudu, et need 3 kütusepumpa võtavad päris hästi võtavad. Pluss veel siis elektriline roolivõim, mis imeb ka omajagu ja see peaks olema nüüd 160 amprine Genekas vist. Et ennem oli see 20-ne, et siis 40 amprit peaks juurde leidma. Palju jõudu maha võtab? Kuidas selle peale ma ei mõelnudki? Fuck, okei, ma vaatan tagasi. Boost'i juurde panema. Ei, kütsin, ma arvan, et see volt, mis tuleb ja tuleb kütsi juurde, siis on tegelikult on safe'im. Et me vaatasime, kui ikka põhjagaasiga pikemalt sõita, siis volt kukkus sinna 11.5 juurde juba nagu, et see ei ole just kõige optimaalsem lahendus. Kas ilma rooli võimata parem ei oleks üldse või? Racing pill ikka ju. Otse sõites ma ei tea, võib-olla isegi oleks. Peaks tegema mingi cut-off switchi omale või, et rooli võim välja võtta. Yeah. Ei, see on kahtlane, see hakkab liiga palju muutuvaid jälle ja ei hakka tegema. Aga see vist on kõik. Silast endis käisime, keerasime kaldu natukene paremini paika, et siin oli paar anomaaliat oli vaja ära likvideerida, mis meil ennem oli. Ja nüüd peaks siis Christian Gleis Special Silast endin tehtud, et nüüd peaks taas süüber olema. Ja ma arvan, et võtame siis Edrale kaasa ka meie slikid, mis me tegelikult ostsime siis ringraja jaoks. Said 3 ringi sisse sõita ja see ülejäänud ajast on siin seisnud nurgas. Nad said ikka kuskil Edral ka tehtud paar tõmmet teha. Paar tõmmet sai teha, aga see oli eelmine aasta, kui meil vedrus oli niikuinii täiesti tuksis ja seadel oli tuksis ja kõik oli halvasti. Et ühesõnaga tegelikult me ei saanud pilti ette, et kas nad oli nüüd parem nendega või ei olnud parem. Ja ma arvan, et peaks teoorias parem olema selle kummise pinna peal, aga proovime ära ja vaatame, mis sellega on. Küll, lähme selle huvitava osa juurde. Kõik, lähme nüüd selle huvitava osa juurde. Davai, tuleme vaatama õue. Tegelikult mina ei saa mingi rollusega hakkama. Natuke ikka sõidad siukse autoga. No, et tuleb ära proovida. Vaata, aga kõige kõvemad petrolheadid peavad ära proovima, mis see elektrivärk siis on. Jällegi tuli siis Mobile 24-st, kus ma siis oma Passati ostsin ja kus ma ostsin ka oma A5. Tuli Kuldar, ütles, et kuule, et mul tuleb üks vinge Tesla, et tahad proovida. Ütles ka, et tema on nüüd kõva elektrimees ise. Ennem oli ka väga suur selle sisepõlemismootori mees. Aga nüüd hakkas tema ka elektrimeheks ja ütles, et ega selle, kui võtad rendikast mingisuguse Tesla nagu nii-öelda pooleks päevaks või päevaks, ega see tegelikult pilti ette ei saa, nagu mis autoga tegemist on. Ja ma siis pühade ajal sõitsin sellega, siin mingi 4-5 päeva olen juba Teslaga ringi kihutanud ja peab ütlema, et täitsa hea on. Meeldib või? No, tegelikult on täitsa hea, pole midagi öelda. Ma ei viitsi, osa läbi. Et siis tegu on Model 3-ga, see on siis standard range'iga mudel, et ei ole extended range, niisugune suhteliselt baaspakett ja kui ma eksi, vist oli 2019 või 20, täpselt ei mäletagi peast. Tuli siis pill Itaaliast, niisugune Ferrari punane. Chrome line või see Carbon line. No, vot selle Carbon line'iga on nüüd see teema, et seda videos ärge vaadake, et ärge arvustage, et see on tõenäoliselt eelmise omaniku maitsekas tuuning, et ta on leidnud AliExpressist ühe poe ja vaelinud seal kõik nagu see buy all, pannud korraga shopping karti ja siis iga väikene kohakene, kus saab olla, on mingi kroomjupikene, et ärge seda vaadake, et see ei kuulu selle auto tegelikult põhikombinatsiooni. Minu jaoks täiesti esmakordne kogemus ja võtsin kohe suurema sõidulise ette, et sõitsin jaanipäeval, sõitsime Saadjärve äärde sellega ja ütlen ausalt, et kogu see laadimiskogemus ja niisugune teema oli üllatavalt normaalsem, kui ma oleks arvanud. Et sõitsime siis niimoodi, et meil oli mingi 200 kilti vaja sõita, peale maha natukene ja tegime siis kiire peatuse seal Viljandi Ristis tikupoisis, kus siis sõime, jõime kohvi, sirutasime jalga ja vist 28 minutiga oli 50% akut oli nagu juurde laetud, et see täitsa mõnus. Ja siukese Model 3 siis range on, standardmudel on mingi 410-420 kilti umbes Eestis. Palju paagitäis maksab siis? Palju paagitäis maksab? Paagitäit ma välja arvutanud, aga kiirlaadija hinnaga 100 kilti oli umbes 7 euri, arvutasin välja. 6,80 oli umbes kiirlaadija hinnaga. Kui diislihind kunagi jälle alla kukub, see on diislaga ikka odavam sõita. No kui ta kunagi kukub alla, aga äkki elektrihind kukub ka alla. Äkki elektrihind läheb üles hoopis? No äkki diislihind läheb üldse ülesse. Ei tea, võt täpselt. Näita mootorit ka. Ma näitan mootorit, oota. Täna ma tahtsin äppi lahti. Sul on mingi äpp. Teslal on niimoodi, et kõik asjad käivad äpist, et sul tegelikult füüsilist võtit ei olegi.
sul on emergency jaoks on sul niisugune plastikkaart, millega siis saab ukse lahti ja ülejäänud kõik asjad käivad siis tegelikult siit. Et näed, teeme siis äpist lahti ja peaks saama, kui ma vajutan siia peale, controls, open. Ja kapoti all on tühjus. Aknapesu vedeliku paak. Just. Ja mingi Tesla kleeps. Et selle leidsin võib üles siit. Mis see on? Ei tea. Aga kas keegi teab, mis selle nimi on, et kui inglise keeles siis pagasnik on trunk, kuidas selle nimi siin ees on? Frank või? Frank, jah. Siis on frunk on ees. Ja siit ei näe midagi, noh. Ei näe mitte midagi, jah. Okei. Vähemalt pagasiruumi on kõvasti vist. No tegelikult on, kuna siin mingid nagu ette mingisugused kuulereid ja asju nagu ei pea mahutama, et siis tegelikult pagasruum on päris asjalikult. Ja ega taga ka, ma kasutasin ikka seda kaubaauto, transportisin asju siin ja no on ikka mõnusalt ruumi. Mis vedasid kive ja liiva? Ehitusprahti. Näha on, jah. Jah. Rohkem lahti ei tulegi või? Ta ikka võiks tulla, ma ei tea, mis ta arvas, et siin äkki keegi läheb hakkab pihta juba, noh. No. Tagavaratas ka on või? Ei ole tagavaratast, laadimiskaablid on hoopis. Et kui trehv katki läheb, paned juhtme sappa ja lased edasi. No täpselt. Et Kuldar andis mulle kaasa siin 16 amprise selle pistikuga ja siis, kui oma maja renoveerisin, et siis spetsiaalselt selle jaoks lasin installida omale. Aga kuule, meil isegi siin peaks saama laadida. Ja, vaatame, proovime kohe ära. Vaatame, kas kaabel ulatab siiani või? Siin vist oli. Siin pool, jah. Siin on niimoodi, et kui oled juures, siis teed niimoodi. Siis peaks tulema. Kui on uksed lahti, muidugi. Hakkab pihta, noh. See on nagu see jalaga pagassi avamine, see on passet. Näed, tulebki. Tulebki. C&K, Karl ja Karlsson. Paneme siia. Nagu olemas kohe. Ja siis... Aga mis alumisse käib? Ja siin on minu meelest erinevad standardid, nagu mis pistikuga saad laadida, vaata, väga palju erinevaid on. Okei. Ja paneme teise otsa. Vaatame siia. Vist ulatab isegi. Kuule, nibin-nabin, tead, isegi vist ulatab. Paneme aga siia. Naksti. No, mingid tulukesed hakkas põlema. Ja. Kohe vaatame. Hakkas laadima ja praegu praegu hakkab vaikselt üles minema. 2 ampriga, 4 ampriga ja niimoodi vaikselt siis kerib. Et see konkreetne pistik, et noh, kui sa tavaliselt kortermajas elad, siis saab ka laadida tavalist seinapistikust. Noh, võtab kauem aega, aga saab laadida. Tollega pidi see teema olema, et talvistes oludes sealt nibin-nabin jätkub selleks, et neid akupakke soojendada. Jah, täpselt. Ma seda ei hakka mainima. Et tegelikult on inimesi, kes täiesti edukalt saavad nagu nii-öelda hakkama igapäevaselt sellega, aga ütleme nii, et veits on keeruline. Siin ka midagi põleb siis, kui läheb või? Jaa, siin... Aga mis siis saab, kui sa tahad laadima, et ise auto juurest ära minna ja keegi tõmbab välja sul selle? Ei saa tõmmata. Ei saa või? Lukus on. Ahaa. Siis, kui sa oled auto juures, siis saad vajutada siin nuppu ja siis lõpetab laadimise. Nüüd tuli lahti. Okei. Ja see läheb automaatselt kinni. Naksti. Ameeriklaste jaoks tehtud, et sa ei saaks ära unustada, vaata. Muidu nad sõidaksid kohe maha neid ju. No, ühest korrast piisas vist. Aga siin ei ole seda, et ära unusta juhet seina, et kui... Ta lihtsalt ei lase sõita sulle. See ilmselt ei lase sõita, jah, täpselt. Ei saa teha nii nagu tanklas. Jaa, just. Mine kinni nüüd. Okei. Ta ei lähe kinni enam kuule. Küll ta läheb. Vaatame sisse ka või? No vaatame sisse ka, jah. Paneme selle ära. Sees on väga palju vaadata. Seal ei ole ühtegi nuppu. Nii palju, kui ma siin näinud. On nuppusid. Nuppud on, ühtegi linki pole. 4 nuppu on, mida mina tean. Igal uksel on üks avamise nupp. Aknanupp oli ka üles alla. Aknanupp ka 4 tükki. Ja täpselt. Ahah. A5 kummitsed. Nagu igas videos on kohustuslik. Vahet ei ole. Lähme vaatame sisse ka siis, jah? No. Tuled hüppad kõrvale või? Näita seda, kui hästi sellega hakkama saab. No ütleme nii, seda me natuke arutasime siin, et see nagu ei ole vist kõige mugavam, et siin pikad sõrmed olema. Kui sa suure käega, see on okei, aga näiteks mu tüdruksõber on üsna väiksed. 2 käega avama. Siis ikka sealt pead niimoodi tulema ja võtma siis teise käega nagu kinni. Et kui ta jääks nagu, kas või natukust saaks välja see, siis jääks nagu okei. Aga reaalsus on see, et see läheb kohe peit nägemist. Aga see on mingi pakett klaas ka või? Panen selle vaiksemaks. On või? Mingi topeltklaas? Tundub, et mingi topeltklaas vist on, jah. Müra kindlasti vähem. Kurat, ma ei seda Tesla varustust tea üldse, nii et ma ei oska siin kaasa rääkida. Lähen vaatame siis Lähen vaatame sisse. Siin natuke karbonit jälle. Sees siis meie karbon tuuning jätkub. Mingi huvitavad liistud ja värgid, särgid. Ühesõnaga, kui sa jõuad siis sisse,
mis sa siis näed? Sul on siis rool, kus on 2 rullikut, sul on 2 pedaali ja siis sul on ekraan. Ja siin põhimõtteliselt sellega lõpeb asi. Kogu teema käib läbi ekraani. Kogu teema käib läbi ekraani tegelikult. Et isegi kui sa tahad saada kindalaegast lahti, siis pead minema siia automenüüsse. Mul oli sees ja vajutama, et glovebox. Ja absoluutselt kogu konfigureerimine siis käib siit, et kui tahad oma peegleid seadistada, kõik käib siit, siis saad timmida omal siit nuppudega rooli pealt. Siis kui tahad oma rool timmida, siis see käib siit pealt. Kõike peab nuppudega tegema. Kui tahad oma tulerežiimi vahetada, siis käib siit pealt. Aga kõik, mis sa vähegi oled harjunud tegema oma nuppukustega kuskil, siis see käib siit pealt. See on nagu natuke jäänud siuke kontsepti tasemele, et kõik väga lahe, aga kuidas ta reaalses elus kasutada oli? Ütleme nii, et harjumatu. Et mina ikkagi tahaks näha omal midagi siin kohas, nagu nii-öelda, et kui ma sõidan, et siis oleks hea kiirust jälgida ikkagi otse siit eest. Aga kui me nüüd sõitma lähme, siis ega tegelikult see midagi hullu pole, kui ta ka siin nurgas on, nagu niimoodi näitab. Tegelikult mingitel Hondadel on ka isegi ju seal keskel pido. Jah, just. Ta on autsid veel, millel ei ole aut sees tegelikult üldse mitte midagi. Just. Ja mis siin siis veel teha saab? Ilmselgelt sa saad siin mänge mängida. Sõiduajal ka või? Sõiduajal ei saa, aga saad siis mängida siin Beach Buggy Racingut, kus sa siis päriselt rooli ja pidajadega saad sõita. Davai, play game. Mängime või? Beach Buggy Racing 2. Aga see on juba mingi uuem versioon. Vist küll, jah. Model 3-ga tegu siin, jah. Et äkki mingi värskem värk. Kurat, laeb küll nii kaua. Vaatame siin siis. Siin on siin mingid... Seda veel lükkama. Ja siit lükkama niimoodi. See on nagu mingi Mario kart või? Nagu natukene on, jah. No näed, siin kõik oma Tesladega sidavad. Ma siin on punase Teslaga. Ja läheb ralliks. Üldiselt pidurid väga palju kasutada pole ka vaja, et saad siin sellega hakkama ja näeb, ma kohe panen esimeseks ära, siis saab lõpetada. Nägid, juba esimene olemas. Las see olla. Siin oli veel paar vajalikku mingit asja. Jaa, siin on väga palju vajalik asja veel. Näiteks, oota, kus see nüüd oli siin? Kui tahad oma auto emissioone testida või siis sõbrale pränki teha, et siis saad PRO-l lasta näiteks, mis on ülitähtis. Pani juhi kohal ikka. Väga tähtsed asjad. Super tähtis, et võiks olema see. See isegi drop-downist valida, et missugust PR sa tahad saada. Boring fart. Jah, not of farti saab ka siin. Ma ei tea, kas seda kuulda ka jäid, aga... Siis saad teha siin seda kõige tuntumat feature'it, saab light show'd teha, et hakkavad siin tuled mängima ja möllama ja siis saad teha romance'i ja... See on küll vajalik kindlasti. Muidugi, saab panna lõkke põlema siin ekraani peale ja tuleb siin niisugune rahustav heli ja... Aga see selleks, siin neid vidinaid on nii palju, et jõuan kõik läbi klikkida, aga mis minu arvates on päris lahe tegelikult on see, kuidas see kliimat sättida. Et kliima käib siis siit mõlemal pool saab eraldi. Saad siia kliimamenüüsse panna ja siis saad siit näpuga vaadata, et kuhu poole sa tahad, et sul siis tuul läheb ja saad siit tempi timmida ja igasugused muid režiime. Ja siis, kui näiteks lähed poodi, siis paned siia, kui sul läheb lemmiklooma autosse või jätad siis oma kaaslase autosse, et saab panna koera režiimi. Ja siis, kui... Aga mis see camping-režiim on? Camping-režiim on siis see, et autos rongis tempi kuni aku jõuab 20%-ni. Et et ära külmuks vaata ja värki. Aga seda kõike tundub maru mõnus sõidu ajal teha olevat. Absoluutselt. Aga õnneks vist camping-režiimi ei pea sõidu ajal valima. Ei, mõtlen seda kliimavärki sättida nagu. Tead, harjub suht kiiresti ära, et ei olegi väga hullu. Ja siis, suunad käivad ikkagi siit kangide pealt. Aga nendel on õnneks kangid olemas, jah? Jah, aga minu meelest mingi USA variant keegi mulle ütles, et ei ole. Nagu nii-öelda, et siis on, ma ei teagi, kus kohas siis käivad nagu asjad. Seda ma ei tea. Ja käigukang on olemas ikkagi, jah? Käigukang on jah, et siit saab välja drive või park ja värk ja... Okei, see on küll veider tegelikult selleks, on kindlasti ära kaotada kuskile. Ma arvan küll, et saaks kanguga ära panna. Kindlasti. Ja... Istmed, aga vaata veider on rooli, seda saab kõik sealt täppist liigutada, istmed on ikka nuppudega. Ja istmed on täpselt nii nagu, põhimõtteliselt samad nupud nagu Volkaril. Et see on ikka suht old school lahendus, noh. Kus see turvaveed tehtud on? Ei tea. Ei tea. Mis siin veel põnevat on siis? Kaamerad on. Iga nurga peal on mingi kaamera kuskil autos. Kas ma just ei jää praegu kuskile peale. Siin on üks kaamera, aga see ei vaata mind üldse. Praegu vist ei vaata. Vaatame, see vaatab taha, külje peale. Rohkem ei näitagi. Praegu ei näita, jah. Aga muidu on see, et siis iga nurga alt filmib ja saab panna siis ka see, et kui keegi tuleb sul luurama auto ümber, et siis on see sentri režiim nii-öelda, et teeb sul kohe, hakkab filmima ja saad oma telefoni äppis siis vaadata.
kes su auto juures telerdab. Ei ole siin mingi tiilimist või mingi pildistamist, on ju. Keskel 2 seda juhtmevaba laadijat, väga mugav. Saad telefoni ära panna ja siis silmavalgust ka näeb, keegi on kirjutanud. Aga mis on minu jaoks oli jama, et ametlikult nii CarPlay'd kui ka Android autot kahjuks ekraani peal ei saa. Et saad siin mingi, mis mulle tundus, et on mingi Google Maps'i taoline asi, et saad selle saad siia. See on küll veider jah, et ei ole Android autot nagu. Äkki see tuleb mingi upgrade'iga? Ma kuulsin juba siin Kuldari käest, kes on ka Tesla guru, et tegelikult Android auto saab kuidagi läbi netibrauseri siin tegelikult ette maada, aga see on nagu siuke veits häkk, aga see on tehtav. Okay. Ja seda kuulsin, aga ma ise veel ei ole proovinud, et täna ongi viimane päev, kus ma siin saan selle Teslaga ringi lasta. Ja siis läheb selle peale? Kuule, ma ei oska öelda, ma arvan, et praegu ikka veel vist läheb ikka selle isepõlemismootori peale, ma arvan. See on nagu passatega edasi. Ma just vaatasin, mingi e-tron on seal, et äkki võtad talle. No sellega võiks küll sõita juba, see võiks ka ära proovida. Aga lähme proovime sõita siis või? Läheme proovime. Davai. Mingid USA helik käisid enne. No. Et mingid võtid kuskil ei ole, kõik käib sellega. Astud sisse auto lähedale, tulevad uksed lahti ja kliima hakkab möllama. Kus nüüd puhub alles? Kus nüüd puhub, jah. Paneme siin vaiksemaks natukene. Nii, kuuleb midagi filmida ka. Nii, on teid 2 peale. Nii, mootor ka käib või? Panin mootor käima juba, vajutasime pidurid alla. Vaata, siia tekkisid asjad. Ja siis hoian pidurit all ja drive'i peale ja paieheli. Juba ta näeb mingid asju siin. Ja, kas tuleb väike trollibussi feeling sisse? Kuule, tundis ära, et need prügikastid seal isegi. Ja, täpselt. Et siin päris palju asju nagu saab aru. Lähme teeme väikse tiiru siin selle tänaval ja vaatame, mis see siis veel aru saab. Politsei ka tunneb ära. Pole tähele pannud veel, võib-olla tunneb. Aga sõit on üsna siukene, pigem natukene jäigem, ma ütleks Passatist. Aga palju ta kaalub? Järgmine küsimus, palun. Ma eeldasin, et akupakid ikka kaaluvad palju, et siis kaalub rohkem, aga tegelikult ma ei tea. Näe, stopp. Märke tunneb ka. Jaa, tunneb. Olenemata sellest, et kas sul on võetud see full self-driving litsents või mitte, aga siis neid asju ikka visualiseerib siin ees ilusti. Juba, et auto, mingi koonust nägi siin tegelikult on hoopis oranž post. No ta neid poste jah, ka saab aru, et kui on siin mingisugused postikesed. Aga mis ma ise panin tähele, et kui siin Lõuna-Eestis kitsamatel teedel sõita, siis vahepeal arvab ka näiteks, et kui siuke puu kasvab tee ääres, et siis see võib olla takistus ja tahab hakata sul siin korrektiiv manöövrit tegema niimoodi, et kiireb rool natukene. Arvavad, et ma hakkan vastu puud sõitma. Aga õnneks Kuldar juba rääkis, et siit erinevatest menüüdest saab juba kõike disablida, nii et pole hullu, et tegelikult saab maha võtta. No mis ma oskan öelda? Hinna vahel tegelikult nagu ideaalne auto. Vajutad ja kohe on see minek olemas, et kui lahelikult sõidad ja siis korraks vajutad naksti. See on jah, see elektrika rõõm, et vääne on kohe olemas. Tuleb sul see trammi hääl ja hakkab see elektrimotor kerima, et tegelikult on päris võimas, pole midagi öelda. Aga palju kilovatt on siis? Seda järgmine küsimus. Järgmine küsimus. Kõik peab pärast videos editima. Ma ei tea seda ka palju kilovatt on seal standard range'il. Peab panema alla kirja. Me teeme autoreview'st, aga me ei ole väga professionaalsed need review mehed, et ma neid fakte ei tea. Ma oleks nad vaatama enne. Sõit on täitsa mõnus, sõidab nagu tavaauto. Ei ole midagi erilist peale selle kirjanduse pidurduse. Ja üks asi, mis on veel see, et kui sa saad piduri lahti või nagu gaasipedaali lahti, hakkab kohe automaatselt elektrimootoritega see regenereerimine. Hakkab su elektrit tagasi tootma. Et kui sa praegu vaatad siia jääle peale, vaatad, siin on suhteliselt nagu ei ole midagi, natukene näha rohelist on ju. Ja see on kohe gaasi lahti. Vaata, kus hakkab regenereerima. Okay. Et siit minu meelest, kui nüüd minna kuskil see menüüsse, keegi keerab mul ette lihtsalt lambist, super. Ja minna siia energy menüüsse, siis on consumptioni all ka näha, et mis siin toimub. Mis on veel põnev, et kui ma näiteks panen siin mingi aadressi sisse, arvutab mulle selle valmis siia, lähen siia tripi menüüsse, siis ta arvutab mulle välja, et palju mul see tripi lõpuks akut võiks olla alles minu nagu sõiduharjumuste puhul. Üks asi, mis ma vaatasin päris huvitav, et ta valgusfoori tuvastab ka. Jaa, saab aru, et on punane. Kuigi ma ei saa aru, miks ta siin ei saa värvist aru, aga siin... Ta ei näe seda võib-olla, aga ühte nägi kellel, et on punane. Näed, Porsche mees kirjandus möödamist. Sai ära teha Teslale. Kui sa oled siukene algaja elektrimees, et siis see aitab sul arvutada, et kas jõuab tagasi koju või ei jõua. Kuivale ei sõidaks. Et kuivale lähe, jah. Muidu peab diiselgeneraatori taha panema, vaata, siis saad laadida jälle. Politseid
ei tunne ära. Ei tunne, aga inimesed näeb ära, vaata. Inimesed kõnnivad üle siit. Saab täitsa aru ilusti. Inimesed halli värvi. Kuidagi imelikult liigub ka, vaata, nagu väga hästi. Robot nagu. Jah. Ma näed, nüüd Porsche kiirend, nagu politsei kõrval oli. Enam ei tahtnud mõõtu võtta. Näe, Annet näitab, et tagant surub. Siin näed ka, kui keegi tagant suruma hakkab, siis sinna tuleb kohe. Sensrit aga kohe suruma näitama siit, et mingi vend nagu üritab siin tagant tulla. No. Aga kuju näitab ka suht täpselt? Ikka saab aru, jah. Ta saab aru, kas on mingi pakiauto või on mingi buss või on mingi rekka või on tavaauto nagu nii-öelda, et siis ma vaatasin, et siin selle ekraani peal ikka nagu need kujultused muutuvad. Üks tähtis asi, miks sa nüüd osta ei saa sükast endale, on see, et konksu ei saa taha panna. Model 3-ga on nüüd tõesti see, et ei saa vedada nii suurt raskust, kui mul vaja oleks. Aga Kuldar teadis rääkida, et Model X-iga tegelikult täitsa saab. Ja Model X-ile, mis on siis nagu nii-öelda see mahtuniversaali tüüpi, siukene suurem pill. Mitte minu arvates väga kena auto. Lambo ustega või? Jah, see Falcon wingidega, nendega, mis tõusevad külje pealt ülesse. Et sellele pidi saama isegi 2,4 tonni panna järgi. No see on ju täitsa piisav, jah? Aga ma ei tea, kaua need akkud kestavad sellega. Haapsalusse peab ära äkki. No äkki tõesti peab. Et ma kardan, et nii kaua, kuni me meil siin kupeega võistlemas käime Taylori pilliga, et siis vist ikkagi see sisepõlemismootoriga auto ikka on mul natukene rohkem sobivam. Hinnast ka äkki või? Siis selline konkreetne mudel. Ma arvan, et Eesti hind, nagu ma aru sain, see vist on küll juba broneeritud ja müüdud, see auto, millega me praegu sõidame. Aga on umbes siis 49 000 euros. Kui osta nagu nii-öelda, siis peaks tegema, ma arvan, päris põhjalik kalkulatsioon, et kui palju siis selle tavaautoga sõidad. Ma usun, et kui on kodus laadimisvõimalus, siis ikka tuleb natuke soodsam sellega sõita. Hetkehindade juures vähemalt. Ja peaks arvestama ka siis, et tavaauto puhul igasugused õlivahetused ja rihmavahetused ja muud servisid, mis tulevad, et sellel autol on siis 100 000 euros pidi siis laskma määrida kuule pidureid ja tegema nagu sillakontrolli ja see oli suhteliselt kõik. Et seda võib ka teha nagu igas garaažis ja garantii kehtib edasi. Aga kui sul on garantiiline auto, siis hetkel ja kui midagi juhtub, et siis palju asju küll lahendatakse siis nagu selle kaugtoe abil, et tuleb sul siin mingi mees sisse kaugelt, teeb sul softi uuenduse ja tšiki-priki ja siis asjad lähevad korda. Kustab veakoodid ära ja ütleb, et võid sõita. Täpselt. Aga kui see ei aita ja on vaja nagu nii-öelda päris meest, siis vist, kui ma eksi, lähim service center on praegu Helsingis. Et pead hüppama siis praami peale ja minema siis Helsingisse. Hea hüpata autoga praami peale, kui ta ütleb sulle, et sõita ei tohi. Tõesti. See on natukene keerulisem lugu. See selleks. Mis siin veel laedet on siis? Kohti on 5 või 4 või? 5 vist ikka. Turvavöösid on 5 minu mõnest taga. Saab sõpradega sõita küll. Saab. Ekraani sees on igasugused huvitav vidinaid, aga ma siin sõidu ajal hakka näitama neid põnev vidinaid, et ma siin teen tiiru ära ja et siin igasugused softi uuendused, mis tulevad, annavad lisaks igasugused feature'id juurde, et võib-olla Teslal, kui ma nagu olen aru saanud, et tehtigi riistvara valmis, aga softi pool pole järgi jõudnud, et siis kui ostad omale auto ära, siis üle õhu tulevad kogu aeg uuendused järjest ja muudkui aga paned installid peale ja saad jälle mingisuguseid uusi lahendaid tilulüüsid juurde, mida tegelikult väga vaja pole. Et siis hommikul hakkad tööle minema, siis ta ütleb, et ta hakkab just seda update'i installima, et oota, kuni restardib. Sa mõtled nagu Windows update või? Jaa. Aga ta on kogu aeg netis siis või võtab telefonist ikkagi? Praegu on kogu aeg netis, et võtab mis iganes tal, ma arvan, mingi e-SIM või mingi asi on sees. Okei, kes sellest maksab? Eks ikka omanik maksab, et siin on mingid subscriptionid on peal, kui ma eksi. Et kui siit auto menüüst vaata, sa oled kolama, siis sa näed, ma arvan, et kuskil siin upgrade'ide või software'i all on. Okei. Huvitav, kus siin ei ole seda kuskilt, et saaks näha, et mis tal on need. Ei vist ei ole. Mis siin peal on nagu? Sa mõtled litsentsid või? Ei no näiteks, et palju, mis kilovatt mootor on ja... Siin vist on nagu mingid baaslitsentsid nagu nii-öelda olemas. Ma mõtlesin just nagu arvutil on ka, et sa vaatad palju RAM-i on. Jah. Seda ma ei tea, jah. Seda peab vaatama pärast video editimise üle, et siis paneme siia alla kirja. Siin ei saa car wash mode. Väga huvitav. Nagu tahve arvuti on ju? Jah, liiga palju menüüst minu arust. Hakkun peaaegu täis. Näed, viimane oli France, viimane supercharging. Maksis 8 eurot ja 61 senti vanale omalikule. Jah, häält ei tee ja mürinat ei tee ja see võiks ka olla mingi pakett, et saad mingi V8 soundi panna, kus siin juba kõik asjad peal on. Ma arvan, mingi vend on kindlasti ära häkkinud ja kuskilt ikka saab seda V8 soundi panna juba. See peaks olema ikka väga lihtne. Ma tean, et siuke asi küll olemas, et siin kuskilt peaks olema nüüdes loudspeaker, et saad omal uksed lukku panna ja siis sõpradega ubas rääkida läbi mikrofoni.
kuskil väljas on mingi kõlari moodi asi ja saab siis jutustada. Ma täpselt ei tea küll, milleks see vajalik on, aga noh. Aga huvitav on see, et kojamehed on topeltjuhtimisega. Ja mul on siin kangi otsas on ka nupp olemas. Aga kui ma eksis, kojamehed olid hästi põlid, et siin see kojamehe vesi tuleb kojamehe seest. Vaata, et ma vajutan korra. Nagu veokatel. Näed, siis tuleb see kojamehe seest tuleb. Ma ei tea, kuidas need Eesti kliimas toimivad, aga vast ikka toimivad. Aga miks need ei pea? Vast ikka toimivad sama hästi. Mis asi on Sentry. See ongi nüüd see režiim, et kui sa pargid auto ära, kui keegi tuleb sul siin auto kõrvale timmima või tahab näiteks tõmmata sulle mingi juti auto kere peale võtmega, et siis Sentry on see, mis siis filmib ja saad siis oma Tesla äpis vaadata, et kes sul siin hiilimas käis auto kõrval. Et liikumise peale tuvastab. Siukene dashcam, aga on steroids, ma ütleks. Siin peeglite asemel tundub ka, et võid kasutada ekraani hoopis, noh. Nii kui sa reastuma hakata, näitab sulle kohe siia. Nagu ma aru sain, siis külje pealt pilti. Siis see, kus juures pidavat olema mingisugune uus... Loadib. Ei loe kaamerat ära. Uus feature. Mis asja? Huvitav. Tundub, et me oskame asju katki teha. Sellega me sõitsime ütlelt siin, siis hakkas midagi loadima. No ütleme nii, et Elonil on seda softi meil siin vaja timmida või ikka. Natuke toores on siuke startup värk, noh. No just. Tesla ongi väike startup. No ta üldse jooksis kokku kuidagi. Tundub, et see ristmik vist käis üle jõudele, kus me praegu sõitsime. How to crash Tesla. Ongi kõik enam ei näita midagi. Head tööna. Mina ainult sõitsin. Ma ei tea mitte midagi. Ma näen, et tuli tagasi vist. Tegi restarti vahepeal. Leidsime üles seal nõrga mina ei tea midagi. Mina olin paugu otsas, kuhu käis. Ma ainult sõitsin. Sina kindlasti otsid mingi nuppe. Mina filmisin lihtsalt. Isik kastika tundis ära. Ja, saab aru, näeb prügikastid siin ja mul ka. Muidu, kas pasata asemel paned ka prügikasti siia või? Vaatame. Ei pannud. Panin ikka auto. Mis pilli näitab? Ei tea, mingi ümmargune pill oli. Enam ei ole üldse, ta isegi tunnista pasatit autona. Ei saa arugi, jah. Mis see helikopterpääd või? Hakkab õhku tõusma. On vist see mingi hill hold, et hoiab siin piduriga kinni siin. Aga vaata, ma tahtsin midagi. Mõtlesin midagi küsida, läks meelest ära raisk. Ju ei olnud siis tähtis. Ei oli kindlasti, aga... Kus ma omale ostaksin, ma hetkel ei oska öelda. Hind on päris krõbe. Et peaks tegema kalkulatsioonid ja igasugused kasko ja kindlustusarvustused ja värgid ja ütleme nii, et kui töö juures saaks näiteks tasuta laadida, mis mul ka see võimalus on olemas, et siis võib-olla see tasuks ära. Aga ma arvan, et prooviks veel erinevaid ja siis mõtleks selle peale edasi. Et Nissan Leafi? Näiteks Nissan Leafi. Või seda, mis olid need Elmorendid, mingi Mitsubishid. Ma ei tea, kas toetaksegi enam. Miuv, jah. Nagu piire all? Või siis Taycanit prooviks näiteks. Taycan, mul Audi on ilusam ikka. Audi see e-tron on, jah. E-tron GT. See on päris hea. Sama valgesin seda, sellega võiks küll proovida sõita. Vaatab, räägime naabriga, äkki saab. Ongi kogu video, noh. No ongi. Vaatasime jälle ühe pilli üle siis ja järgmine kord vist olema juba Audi Koreal või? Loodetavasti, jah. No mis loodetavasti, oleme. Kindlalt oleme. Kuule, aga oska siis autot šoiska korrame ja tõmbame siin siis... Oska Teslad endale? Oska Teslad emale, jah. Lähme kiirendama 4 päevakule. Jah, 0-100 palju aega on. Ei tea. Ma vaatan kiiresti ära. Vaata. Äkki me leiame mingit informatsiooni. Pane pausi. Oleme kohe tagasi. Oleme kohe tagasi. No nii, oleme reklaamipausilt tagasi. Kontrollisime oma fakte. Rääkisime täiesti pläma alguses. Tegu on 21. aasta autoga siis. 2021 on see auto veel tulnud. Google ütleb, et siin on siis 211 kilovatti. Auto kaalub, tühi kaal oli 1100... Ei, 1800 oli minu. 1800 või? Siin on mingi jälle vale info siis. Kõrb või 1611. Ühesõnaga passis oli 2,1 oli või? Täismass, jah. Et ei olegi nii raske, kui ma siin kokku rääkisin. Ja standard range pluss on siis 5,6 sekundi on 100-ni. Aga ma võin varjukatte all öelda, et performance mudel koos siis selle extended range'iga, see läheb tracki järgi 3,6 sekundit 100-ni. No 5 on ka ikka suht kiire nagu. No tegelikult on. Tänava auto kohta. Ja see, et kui sa tahad möödsõitu teha ja võtad gaasi põhja, siis sul on põmm, kohe minek nagu, et ei ole mingit turbospuulimist ja mingit DSG, mingit käigu alla panemist ja siukest asju nagu mitte midagi. Lihtsalt põmm, minek. Vot, aga faktid kontrollitud. Ajasime pläma järjekordselt, et nüüd parandasime ennast. Lõikame välja need kohad. Siis ei jäänud pläma, kui neid ei ole olemas. Just. Mida pole filmis olnud, seda ei ole. Okei, davai, lõpetame. See vist läkski pikaks, nii et näeme nuustame bensiini edasi, noh. Lähme nuustame bensiini ja siis peseme neid pintsleid seal selle sees ja nii edasi. Et teeme diisliga black smoke'i ja
vana asja juurde tagasi. Äkki. Davai, olgu, tšau.